Iraani sõda on jõudnud uude faasi. Kaasatud on vana liitlane ja mina olen William Spaniel. Iraan tulistas nädalavahetusel 2 keskmaa ballistilist raketti Diego Garcia suunas. See, et Iraan sõja ajal baasi ründab, pole üllatav. Üllatav on aga see, kui kaugele need raketid lendasid. Tegelikult võisite kauguse juba aimata, sest need pildid ei meenuta Pärsia lahe piirkonda. Mis on üllatav, on see, et Diego Garcia on Briti baas ja Ühendkuningriik on seni kõhelnud suurema rolli võtmises sõjas. Pärast rünnakut andis Ühendkuningriik Ameerika Ühendriikidele loa kasutada oma baase, et aidata Hormuzi väina taas avada. See areng ulatub kaugemale Pärsia lahe piirkonnast või India ookeanist ning võib lõpuks mõjutada ka Brüsselit. Täna räägime Iraani rünnakust Diego Garciale. Kui uus areng on ballistilised raketid Iraani jaoks, mida Ühendkuningriik tegi vastuseks, ja kuidas see mõjutab mitte ainult seda sõda, vaid ka Euroopa julgeolekut laiemalt. Vaatame esmalt põhilise tausta ja juhtunu üle. Kõnealune asukoht on Diego Garcia. See on nimetatud Hispaania maade uurija, mitte minu sugulase järgi. See on Briti baas, mida USA osaliselt rendib. See on ainulaadne, kuna asub India ookeani keskel eraldatud kohas. See on üllatavalt kasulik, sest võimaldab kaugpommitajatel rünnata kaugeid sihtmärke, jäädes samas vastaste rünnaku ulatusest välja. Ameerika Ühendriigid kasutasid seda 1991. aasta lahesõjas, 2003. aasta Iraagi sõjas ja 2001. aasta Afganistani sissetungil. See on ka väga ilus saar, nagu näete lõpututes saarepiltides. Pean täpsustama. See oli USA vastastele kuni nädalavahetuseni kättesaamatu. Iraan tulistas lõunaosas Diego Garcia poole 2 keskmaa ballistilist raketti. Üks neist ebaõnnestus lennul. USA võis teise SM-3 raketitõrjeraketiga alla tulistada. Võimalik, et Iraani rakett läks täiesti mööda, mis viitab ühele punktile, millest räägime hiljem videos. Seega on siin ainsad märkimisväärsed asjad, rakettide kasutamine ise ja sihtriigiks olnud riik. Täieliku läbipaistvuse huvides tuleb mainida, et Iraan eitas igasuguste rakettide selles suunas tulistamist. Praegu ei maksaks Iraani ametlikele avaldusele eriti loota. See on esimene kord, kui keskmise tegevusraadiusega ballistilisi rakette kasutatakse sellisel kaugusel üheski sõjas. Ameerika Ühendriigid ja Nõukogude Liit otsustasid 1980-ndatel selle klassi maismaaraketid kaotada. Need jätsid vastasele enne tabamust väga vähe hoiatusaega. Mõlemad pooled kartsid, et kui see raketiklass eksisteerib, võib teine pool karta, et lähenev rakett on tuumalõhkepeaga. Sihtmärk oleks siis võinud valesti järeldada, et nende tuumaraketid on olukorras, kus tuleb need kas kohe kasutada või kaotada, mis oleks võinud viia tegeliku tuumalaskmiseni. 20 minutit hiljem toimub tuumakatastroof. Suurriigid lahendasid probleemi, eemaldades keskmaa ballistilised raketid. Omakorda piirasid Ameerika Ühendriigid kuni hiljutise ajani selles kategoorias oma arsenali ainult mereväesüsteemidega. Iga kord, kui Washington soovis rünnakut korraldada, liikus laev sihtmärgile lähemale, enne kui tulistas näiteks Tomahawki. Iraani samm oli ajalooliselt ainulaadne, kuid Hiina tõus ja Venemaa pettus tõid kaasa lepingu tühistamise. Seega võime neid varsti tihemini näha. Tagasi meie teema juurde tulles, on poliitiline reaktsioon Iraani sammule olnud huvitav. Soovin alustada Iraanist ja arutada, kas Iraan valetas oma raketiprogrammi kohta. Iraan väitis varem, et piirab rakettide ulatust 2000 kilomeetriga, kuid Diego Garcia puhul oli ulatus 2 korda pikem. Näiliselt oli see mõeldud Iisraeli ähvardamiseks, samal ajal kui Euroopat rahustati, et pole põhjust sihtida Iraani püüdlusi oma varusid suurendada. See piirang polnud lepinguline kohustus. See oli Teherani näiline pragmaatiline poliitika. Siis muutus kõik, kui Iisraeli rahvas ründas 2025 aasta juunis ja Ameerika Ühendriigid lõid haamri Iraani tuumarajatiste pihta. Pärast seda tühistas Ayatollah enda piirangu.
pean sellele argumentatsioonile lisama mõned olulised mööndused. Iraani uute rakettide ulatus ei tekkinud tühjast kohast ning väide, et 2 sõda sundisid seda suurendama, on liialdus. Rakettide ulatus oleneb nende kandevõimest. Kui rakil on 2000 kilomeetri lennuulatus ja 1000 kilogramm lõhkepea, oleks ulatus tegelikult 2800 kilomeetri, kuid lõhkepea vähendab seda 800 kilomeetri võrra. Sinu otsustada on, kuidas kahju ja kaugust tasakaalustada. Iraan lõi aastal 2004 kosmoseagentuuri. 5 aastat hiljem oli Iraanil esimene satelliit orbiidil. Kõik kosmoseprogrammid põhinevad mandritevahelistel ballistilistel rakettidel, ainult täiendavate sammudega. See on peamine põhjus, miks NASA suutis külma sõja haripunktis kulutada üle 4% föderaalsest eelarvest. Jah, mulle meeldib ka teadus. Ootan, et inimesed naaseksid kuule ja tahaksin elada nii kaua, et näha inimesi Marsile astumas. NASA suur eelarve oli sõjalise konkurentsi positiivne kõrvalmõju. Kui vahetad kosmoseraketi kasuliku koorma lõhkepea vastu, mis talub atmosfääri sisenemist, siis palju õnne. Sul on kaugele ulatuv relv. Ma ei taha väita, et Iraan oli sõna otseses mõttes vaid mõne kruvi keeramise kaugusel pommist, mis suudab lennata 4000 kilomeetrit. Arusaam, et Iraani poliitilised piirangud piirasid sõjaaegseid võimalusi, on ebareaalne. Iraanil oli alati võimekus rünnata sellisel kaugusel, kui ta seda soovis. See oleks lihtsalt võinud nõuda enne mõne telefonikõne inseneridele. Kas Iraan selles olukorras valetas, jääb sinu otsustada. Tehnilise poole inimeste jaoks polnud lõpptulemus üllatus. Ja laiemas, poliitilises plaanis ei ole tavaliselt hea mõte teha olulisi poliitilisi otsuseid selle põhjal, kas keegi on aus olukorras, kus stiimulite struktuur soosib segaduse tekitamist. Vastustest rääkides teatas Ühendkuningriik kohe pärast Diego Garcia rünnakuid, et USA võib kasutada Briti baase operatsioonideks Hormuzi väina taasavamiseks. Varem kasutati Briti baase vaid kaitseks, näiteks Patriot raketisüsteemidega vaenlase rakettide tõrjumiseks. Raske on hinnata, kas see oli otsene vastus Diego Garcia rünnakule. Downing Street 10 oli seda küsimust juba varem arutanud. Iraani plaan võis siin olla mõne hoiatava lasu tegemine, et hoida Starmerit oma seisukohti muutmast. Aga nüüd on ta seda teinud ja siin me oleme. Võib-olla soovis Iraan rünnata USA varasid baasis, kuid nende rakettide ebatäpsust arvestades oli see ebapraktiline. Ma ei usu, et Westminster oleks sellest vahest hoolinud. See ei tähenda, et Ühendkuningriik oleks vaimustuses. Ma mainisin eelmisel nädalal, et Ameerika Ühendriigid olid sõjamajanduslikud kulud suuresti teistele riikidele edasi kandnud. Jah, bensiinihinnad on USA's tõusnud, kuid nad tarbivad vaid umbes 19% maailma naftast, jättes ülejäänud 81% teiste riikide kanda. Ma mainisin ka, et see tõmbab USA liitlased ja teised partnerid vältimatult mingil moel konflikti kaasa. Nagu arvata võis, oli palju kommentaare, et Euroopa ei teeks kunagi midagi sellist, sest Ameerika Ühendriigid olid selle segaduse tekitanud ja Ameerika Ühendriigid peavad sellega ära koristama. Ma ilm ei toimi nii. Džinni ei saa pudelisse tagasi panna. Kõrged bensiinihinnad häirivad kõiki, kuid tähtis pole see, kas riik oleks eelistanud, et USA oleks Iraani 6 aega tagasi rahule jätnud. Olulisem strateegiline küsimus on, kas riigil on kasulikum aidata väina avada või jätta see määramatult suletuks. Nii jõutaksegi 19. märtsi avalduseni, kus paljud Euroopa ja teiste piirkondade riigid väljendavad ebamäärast valmisolekut panustada asjakohastesse jõupingutustesse ohutu läbipääsu tagamiseks väinast. Siin on keerukused. Millistesse seiklustesse võib Trump teisi kaasata? Kas väina taasavamine julgustab teda kauem võitlema ning inimkaotuste oht? Arvestades energiahindade taset, astub keegi paratamatult mingi sammu. Ühendkuningriik oli esimene ja poleks üllatav, kui neid lisandub, isegi kui nad hoolikalt väldivad samme, mis ohustaksid sõdureid otseselt. Tahan tänase lõpetuseks vaadata laiemat Euroopa konteksti. Levinud arusaam on, et Iraan kasutas Diego Garciat,
Euroopa mandri asendajana. 4000 kilomeetrit Iraanist viib mööda sellistes kohtades nagu Brüssel ja Pariis. Iraani õigest osast tulistades võib ulatuda Londonini. Võrdluseks, 2000 kilomeetri viib teid vaid Rumeenia, Ungari ja Ukraina kolmikpunktini. Iraani piir ei ole enam NATO idaosa piir. See asub paljude tema suurimate linnade ja majandusmootorite kohal. Praegu ei saa ma anda kindlaid üksikasju selle kohta, milline see oht täpselt välja näeb, sest relvaeksperdid üritavad endiselt välja selgitada, mida Iraan täpselt tulistas. praegu näib, et see oli ebatäpne ja sellel polnud suurt lõhkepead. Corduva täpsuse teemaga lõpetades, kaugelt täpsete sihtmärkide tabamine on keeruline. On selge, miks tuumarelva paigutamine raketile on ahvatlev. Megatonise plahvatuse korral pole täpsus oluline. Seetõttu kahtlen, et Diego Garcia startiga tekib Euroopa pealinnades selline hirm, nagu Teheran lootis. Kui Iraan ründaks Euroopat, võiks nende rakett lihtsalt põllule kukkuda. Diego Garcia fiasko lisab uue nüansi arutelusse Euroopa osalemise üle piiratud väinas kaitseplaanis. Ma näen endiselt mõningaid põhimõttelisi arusaamatusi selles osas, millist rolli NATO selles mängiks, mida võib-olla võimendab Trumpi enda sõnastus selles küsimuses. Vaikka misi vastus. Mitte mingit. See on NATO, mitte MENO. Mitmed Põhja-Atlandi riigid ütlevad, et MENO soovib minna Lähis-Idasse, mis on nende otsus. Igal NATO liikmel on õigus ise otsustada, kas panustada või mitte. Põhja-Atlandi nõukogu juhib kollektiivseid otsuseid, kuid ei võta liitlastelt suveräänsust. Praegu on raske ette kujutada, et mõni neist riikidest tulistamises osaleks. Saatmain jõudemonstratsiooniga. Võib-olla. Asi muutub halvaks, kui Iraan tulistab rakette Põhja-Atlandi poole. See on sellepärast, et selline juhtum oleks rünnak liitlasriigi vastu, mis oleks sobiv olukord artikli 5 rakendamiseks. Tuletan siiski meelde, et ka see ei taga, et veel 31 riiki pöörduks lahe poole. Hea meeles, et leping kohustab iga liitlast abistama rünnatud riiki vaid nende meetmetega, mida ta peab vajalikuks Põhja-Atlandi piirkonna julgeoleku taastamiseks. See võiks olla piiratud lõõk ründavate rakettide stardipaika tabamiseks. Kiirelt sisse, kiirelt välja. See täidab NATO vastastikuse abi ootuse, püüdes samas piirata lõksu sattumise mõju. Muidugi on artikkel 5 eesmärk ennekõike sellist tüüpi rünnakuid ära hoida, mis kaudselt annab liitlastele suurema vabaduse teostada jõustamistegevusi väljaspool NATO raamistikku. Pole garantiid, et Iraan seda võimalust ei kasuta. See on juba astunud ohtlikule territooriumile, tulistades rakette Türgi pihta, rääkimata droonijuhtumist Küprosel. Diego Garcia on viimane keerukus selles tormilises sõjas, kus võib oodata veelgi enam segadust. Kui soovid rohkem teada saada Lähis-Idas toimuva kohta, vaata minu selleteemalist esitusloendit. See on täis lõbusaid, võib-olla mitte lõbusaid, pigem mitte ilusaid, kuid mitte tarbetuid, vaid väga vajalikke teadmisi. Kuule, anna mulle veidi armu. Olen juba 24 päeva järjest videoid teinud. Kui sulle video meeldis, pane like, jaga ja telli kanal. Kohtume järgmisel korral. Ole tubli!